Kui kunstnikul on külm, siis keerame kraani lahti rohkem pool ja siis hakkab temalgi soe kunsti tegemisel. Kas Kaspar kuuleb või? Kas maksing on nüüd teil toodud arve või? Üldõpe. Selge. Aitäh. Nüüd vaatame, nad ikka palju kulutavad ja ega midagi teha ei ole. Elu on nii. Miks siis raamatukogu on Pallasega seotud? Sellel on pikk ajalugu, aga üks, mis on fakt, et meie esimesed raamatud on Pallase templitega. Ja nagu siin on näha, siis Pallaseaegsed noored kindlasti ei õppinud mitte guugeldades ja mitte digiraamatutest, e-raamatutest, vaid ikka päris ehedatest, aga enamus neist on ajaloo erinevate tuultega ja Klavliti abistava käega hoopis teistesse raamatukogudesse või jumal teab kuhu lennanud. Kõrgem kunstikool Pallas. Sellest möödunud on 100 aastat, kui nimi Pallas otsustas taas naasta. Meie kool sai endale selle nime, tubli tööga seda väärisime. 100 tagasi kool algust nägi, juhatajaks oli Konrad Mägi. Kooliõpe katkes sõja ajal, mitmeid kordi olid rasked ajad. Kooli nime aina muudeti, õige taastada lõpuks suudeti. Kõrgem kunstikool Pallas. Noor, sulle uksed on valla. Kui vähegi ainult on soovi, tule õppima meie kooli. Maaliosakond igatseb, ootab, sind endale saada ta loodab. Fotoosakond üksi silmi, kutsud tule siia tegema filmi. Puutöökojas uudistad Annuli suu, mida kõike saab teha ühest lihtsast puust. Skulptuuriõppe korrussel vaata vaid, sa vist kujud kui elus valmis said. Istub arvuti taga, näe tarkpeade rodu, siin tunnevad lahedalt ennast kui kodus. Pole Eestis teist sellist mõnusat kooli, kes sinust nii armsasti igati hoolib. Too avaldus enne, kui juhtub, et hilja, sest siin naudid sa kunstikoguni vilja. Kõik.